Ja palume nüüd ette neid, kes on tegutsenud üle 30 aasta ettevõtluses. Nii et me oleme siin enam-vähem teada saanud, kes meie hulgas on nii kaua juba tegutsenud ja tulge julgelt. Ja. Ja. Sest tegelikult jah, me oleme esile tõstnud juba ennemgi mitmeid inimesi, naisi meie hulgast eelmistel aastatel. Päris alguses me tõstsime esile ka neid naisi, kes on tegutsenud üle 20 aasta. Aga nüüd, kui ma vaatan, et Daisy võiks ikka ka tulla ette. Kuigi teda me oleme ka mitu korda esile tõstnud. Ja kui täna räägime turismist, et siis tema ka, et ta on juba saanud meie toreda meenekese kätte juba varem. 56 aastat. Ja nii ongi, et nüüd me palume siis teid järjest öelda oma nimi, firma nimi ja millega olete tegelenud kõik need aastad. Vaevalt, et ainult selle tööga kindlasti on teil olnud ka muud elus, aga need peamised asjad hakkame sealt peale. Oota, kuskil on veel. Kui on vaja salvestada. Tere kõigile vahvatele naistele, minu nimi on Tiiu Mägi. Ettevõtlusega tegelen aastast 95, nii et 30 aastat täitus ja alustasin, Daisyt mäletan väga hästi, turismiga ja edasi läks tegevus meeleolukate, vaba aja ürituste sisustamise ja matkade korraldamisega. Siiamaani Laulasmaal tegutseb selline vahva üksus nagu Laulasmaa puhkekeskus, kus võib-olla paljude lapsed on käinud, suviti tegutseb Kutimuti noortelaager. Ja, minu nimi on Riina Piigli ja mina alustasin 90-ndal vähemalt, kui mitte pool aastakest varem mööblitootmiskooperatiiviga. Muu töö kõrvalt. Siis edasi 20+ aastat autovärvi äris ja nüüd maandusin finants ja personali valdkonda. Rutka ja Pekk on kuulda, jah? Pirgu mõis 25 aastat, üle 500 pulma ja kursuse ja koolitus OÜ alates 92. aastat paralleelselt tänase päevani koolijuhtide koolitus. Jah, tere. Mina olen kunstnik Meeli Kõiva, kunstniku nimega Meeri Kristal Raa ja mina olen ettevõtlusega tegelenud alates Kunstiakadeemiast. Nüüdseks siis 43 aastat Kunstiakadeemias ma alustasin oma korporatiivkinkidega, mida ma tegin suurtele ettevõtetele ja võib öelda, et ka eraisikutele ja filmiklubidele. Ja nüüdseks ma olen peale Kunstiakadeemia lõpetamist tegelenud monumentaaltöödega üle maailma, Eestisse, Soome ja Ameerikasse. Ja ma tahtsin öelda seda veel, et võib-olla kunstnik on ettevõtluse jaoks nii kui mitte ettevõtja, aga samas kunstniku arvestatakse kõigi ettevõtlusreeglite järgi. Ta ei saa pangalaenu, kui tal ei ole igakuist tulu. Võib-olla tema tulu tuleb kord aasta või kord 2 aasta jooksul. Ja samas kunstnike jaoks on väga hästi teeniv kunstnik, persona non grata ehk halb kunstnik. Minuga juhtus täpselt samuti, nii et kui ma alustasin rahvusvahelist monumentaaltööde tegemist Soomes ja Ameerikas, siis juhtuski nii, et Eestis ma sain sildi külge pangakunstnik, sest ma olen teinud monumentaaltööd kõigile Eesti pankadele, kui Eesti vabaks sai. Nii et ühesõnaga, miks ma seda juttu nii pikalt räägin, nagu Reet palus, et kunstnik on selles mõttes võib-olla Eestis just kõige vähem toetust saav ettevõtja.
ja loovus tegelikult on, kui me räägime tulevikust ja noorte ühiskondade ja linnade ja riikide silmapaistmisest, ainus asi, millega riigid võivad eristuda, millega me eristame maid ja rahvaid. Kui ma tegin Euroopa Parlamendis oma näituse, minu kutsujaks oli ka MEP Marianne Mikko, ta tahtis just innovaatilisi kunstnikke esile tõsta. Ja minu näituse avamisel rääkis Poul Norup Rasmussen, endine Taani peaminister, sotsialistide president, et kui ma vaatan seda näitust ja seda videot, siis ma näen väikeste rahvaste võimalust olla loomingu kaudu suur. Ja praeguseks hetkeks ma olen nüüd teinud mitmesuguseid ka eksperimentaalseid kunstiprojekte. Näiteks ma elasin kaevanduskäigus maal parasiidina, sest Eestis nimetas üks kultuuri juhtiv poliitik, et kõik, kes on Eestist ära läinud, on lodevuspagulased ja parasiidid. Ja siis ma elasin seal kaevandustunnelis nüüd see jutu järgi juba 10 aastat ja ma sain kultuuriministrilt preemia, sest Kultuurikoda leidis, et ma võitlen kunstnike õiguste eest. Edasi, nüüd mul on hetkel Tallinna Teletornis näitus ja ma elan Teletornis kunstnik Antennina, tere tulemast vaatama aasta lõpuni ja ma suhtlen vaatajatega, kogun rahusoove. Minu ülemaailmne rahusoovide kogumine sai alguse UNESCO ülemaailmsel valgusaasta lõpuüritusel, kuhu mind ülemaailmse konkursiga kutsuti siis küll Soomet esindama, sest Eesti ei olnud isegi ülemaailmse valgusaasta osa ja valiti ka Nobeli valguspaneeli koos Nobeli preemia võitnud teadlastega. Ma olin üks 3 kunstnikust maailmast. Ja kogu selle jutu lõpetuseks ma tahtsin öelda, et oleks vaja, et ka Eesti riik hakkaks hindama loovust ja loomingut, sest innovatsioon loomingus on edu alus ja loomulikult naisettevõtjaid. Ja tänan kutsumast ja soovin teile edu. Ja, ma korraks võtan selle pealt ära, et ma ekstra palusin Meeri-Kristel Raad esinema, sest väga äge näitus on Teletornis. Kas keegi on juhtunud seal käima? Ikka on mõned ja on, käed tõusevad ja tõepoolest soovitan igal juhul seda, sest see on omalaadne ja põnev. Ja nüüd ma ütlen veel seda, et ma tean seal tagareas Maret Tamra on ka, me arvestasime välja tema need ettevõtluse aastad, et tema võiks ka tulla. Nii, ja nüüd. Tere, mina olen Heli Kuulman ja minu firma on Aurum, mida Eestis peaaegu kõik naised teavad, asutatud 20. augustil 1991. aastal. Täiesti juhuslikult, aga oleme Eesti Vabariigi, uue Eesti Vabariigiga ühevanused. Ja kõik see aeg, 34 aastat, olen ma ikka teinud ühte tööd selliste nüanssidega, et lisaks ehete valmistamisele ja müügile ma olen ka tänaseks peaaegu ainus Eestis elav juveeli ekspert Londoni diplomiga. Ja siiani veel töötan. Aitäh. Väga tubli. Taisi Järva ja turismist 1969. aastast. 56 aastat ja tihtipeale noored sugulased küsivad, et kuidas sa nii kaua oled vastu pidanud. See turismitööstus on niivõrd volatiivne ja nii palju igasuguseid huvitavaid projekte ja huvitavaid kohtumisi, inimesi ja kontakte pakkuv eriala, et turismitööstus on väga lai mõiste. Ja ma olen üldiselt oma loomult mitte just eriti hea alluv ja seetõttu, miks ma 44 aastat olen oma firmaga olnud ilusasti tegevuses, sellepärast, et ma olen keskendunud kultuurile, kunstile, ajaloole ja mis väga tähtis loomemajandusele. Ja ühiskondlikud postid on olnud mul ka, nii et võin ainult ühe näite tuua, et olen üks Tuur Eesti püstipanijatest
Eestis tegutsev vanem mess, olete kõik teretulnud veebruaris, kus me oleme 35. aastat ja ühel avamisel esines ka Ameerika koor ja laulis meie Põhjamaad eesti keeles. Nii et olete kõik teretulnud Tuurestile ja elagu turismitööstus, elagu loomemajandus ja elagu naiste ettevõtlus. Tere, olen Anu Sums ja olen töötanud siis 30 aastat tagasi siis rajasin kaupluse Müürivahe 23, mis alustas algatuseks moemaja esinduskauplusena ja tänaseks on ta siis nüüd juba viimased 15 aastat oleme olnud siis Armanda nime all ehk siis kogume sellise kollektsiooni kokku, mida püüame siis hästi edasi müüa. Aitäh. Nii. Tere kõigile. Olen Maret Tamra ja tagasihoidlikult olen tegutsenud ettevõtjana 1992. aastast iluteeninduses. Väga tore. Ja kõik, kes teist nüüd ei ole saanud veel seda niisugust meenekest meie poolt, kuhu on peale kirjutatud, et ole uhke enda üle ja siia sisse saab vaadata, siia peeglisse ja olla uhke enda üle. Et siis mõned on nagu juba varem saanud. Ei ole. Ja. No igatahes ole uhke enda üle. Jutuga ei ole saanud veel. Aga sa oled saanud. Mulle tundub, et mina sain eelmisel aastal. Kas eelmise aasta? No. Eelmine aasta ei olnud peeglit. Suur aitäh. Olid ikka. Jah, aitäh. Ja olge edasi.